Avades seda suurt konverentsi, märgime me ära, et meie seast puuduvad vanem David B. Haight ja vanem Neil A. Maxwell 12 apostli kvoorumist. Kumbki teenis pikalt ja väga tõhusalt. Me leiname nende kaotust, me tunneme neist suurt puudust. Me väljendame oma armastust nende kallite pereliikmete vastu. Me oleme veendunud, et nad viivad seda suurt tööd edasi teise poole eesriiet. Ja sündmuste loomuliku järgus on vajalik täita need kohad. Pärast palvetamist ja paastumist oleme me kutsunud vanem Dieter Frederick Uchtdorfi ja vanem David Amen Badari, et täita need vabad kohad 12 apostli kvoorumis. Me esitame need nimed teile täna. Te võib-olla ei tunne neid, aga saate nendega tuttavaks väga kiiresti. Need teie hulgast, kes tunnevad, et võiksite toetada neid nende pühas kutses, palun näidake seda tõstes üles parem käsi. Kas keegi on vastu? Nende nimed lisatakse ka kõikide kiriku ametikandjate toetamisel hilisemal istungil. Ja nüüd ma palun, vennad, tulge, võtke sisse oma kohad siin 12 kvoorumi liikmete hulgas. Vaadake nüüd hästi. Nad kõnelevad teile pühapäeva hommikul ja siis te saate neid paremini tundma. Nüüd, avates seda konverentsi, tahaksime lühidalt kommenteerida kiriku seisundit. See jätkab kasvamist. See puudutab üha enamate inimeste elu. See levib kõikjal üle maa. Et kõik need inimesed ära mahutada, tuleb meil paratamatult jätkata Jumala kummardamise kodade ehitamist. Praegusel hetkel on meil paljudes maailma paikades ehitamisel 451 erinevas ehitusjärgus ja mitmesuguses suuruses kogudusehoonet. Selline tohutu ehitusprogramm on harukordne. Ma ei tea midagi muud, mis oleks sellega võrdne. Meie rajatised on kaunid. Need kaunistavad iga kogukonna ümbrust, kus need seisavad. Neid hooldatakse hästi. Meil on pikaajaline kogemus Jumala kummardamise kodade ehitamisel ning tänu sellele ääretule kogemusele ehitame me paremaid hooneid, kui eales varem selles kirikus ehitatud on. Neis on ühendatud ilu ja suur praktilisus. Kui nad paljuski sarnased tunduvad, siis seda sellepärast, et see on ettekavatsetud. Järgides järele proovitud ja katsetatud variante, säästame me oma rahva vajaduste rahuldamisel miljoneid dollareid. Me jätkame templite ehitamist. Hiljuti viisime me läbi uue templi ehituse alustamise tseremoonia California osariigi pealinnas Sacramentos. See on 7. tempel selles osariigis, mis on meil kirikuliikmete arvu poolest Ühendriikidest teisel kohal. Templeid ehitatakse. Salt Lake City templid on praegu äärmiselt tihe töö käib seal. On ülekoormatud. Ja me kavatseme ehitada uue templi Salt Lake'i orgu ja teatame sellest hiljem. Teile võib tunduda, et me nagu soosime seda piirkonda siin, kuid templite külastamine siin on nii tihe, ja kui selline kasv jätkub, siis on meil tõenäoliselt vaja siia teist templit. Samuti on meil hea meel teatada, et me ehitame templi Idahosse, kus on kolmandal kohal Ameerika Ühendriikides liikmete arvu poolest. Ja me planeerime ehitada ka ühte
sinist Twin Fallsi, mis teeniks tuhandeid meie liikmeid, kes elavad Idaho Fallsi ja Boise vahel. Templid ehitatakse praegu Nigeerias Abas, Soomes Helsingis, California osariigis Newport Beachis ja Sacramentos ning Texas osariigis San Antonios. Me ehitame ka uue templi selle asemele, mis hävines tulest Samoal. Kui kõik välja kuulutatud templid saavad pühitsetud, siis on meil kokku 130 töötavat templit ja kiriku kasvu jätkudes ehitatakse neid veel. Me töötame suuremat sorti ettevõtmise kallal Salt Lake City's. On äärmiselt vajalik, et me säilitaksime templiväljaku ümbrust. Seetõttu on möödapääsmatu üks väga suur ehitusprojekt. Selle ehitamisel ei kasutata kümnise rahasid. Selle teevad võimalikuks kiriku ettevõtlustulud, kinnisvara renditulud, isiklikud annetused ja muud sellised allikad. Meil tuleb ära teha väga mahukas töö Salt Lake'i tabernaakli kallal, et muuta see maavärina kindlaks. See suurepärane rajatis on olnud kasutuses juba 137 aastat. Kätte on jõudnud aeg, mil meil tuleb midagi ette võtta selle säilitamise nimel. See hoone on üks ainulaadsetest arhitektuurilistest meistriteostest kogu maailmas ja selle ajalooline tähtsus on mõõtmatu. Selle ajaloolised omadused säilitatakse hoolikalt. Samas suurendatakse selle praktilisust, mugavust ja turvalisust. Me oleme tänulikud selle eest, et meil on see konverentsikeskus, kus me saame kohtuda sellistel kokkutulemistel, nagu on tänane. Ma küsin endalt, mida me küll teeksime, kui meil seda poleks? Mul on hea meel ette kanda, et alaline hariduse fond kasvab jätkuvalt, nagu ka nende inimeste arv, kes sellest imepärasest ettevõtmisest kasu saavad. Me tugevdame oma missiooniprogrammi. Me püüame tuua rohkem vaimsust meie tohutu missionäri armee töösse. Meie haridusprogramm kasvab, avaldades mõju kõikjal, kus kirik rajatud on. Mormoni raamat lisati hiljuti 20 läbi aegade Ameerikas avaldatud mõjuvõimsaima raamatu nimekirja. Me leiame nüüd käed ühe kirjastusfirmaga, et laiendada selle püha raamatu levikut, mis on teine tunnistus Jeesusest Kristusest. Ja nõnda, vennad ja õed, ma võiksin rääkima jäädagi. Piisab, kui ma ütlen, et ma usun, et kirik on paremas seisundis, kui ta eales oma olemasolu jooksul olnud on. Ma olen olnud selle ajaloo juures umbes 95 aasta jooksul ja ma olen näinud paljud sellest vahetult. Ma olen rahul sellega, et meie noorte seas on suurem usk, suuremal hulgal teenimist ning suurem ühtsus. See töö on igati elujõulisem, kui me kunagi varem näinud oleme. Rõõmustagem sellel issanda töö suurepärasel perioodil. Ärgem olgem uhked või ennast täis. Olgem alandlikult tänulikud. Ja igaüks meist otsustagu, et ta lisab ka omalt poolt midagi selle kõige kõrgema suurejoonelise töö kaunidusse, et see võiks paista üle kogu maa kui jõu ja headuse majakas, mille poole kogu maailm võib vaadata. See on minu alandlik palve Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.